Head meediakriitika vaatajad ja kõik teie, kes te olete meediakriitikat varem ka juba toetanud, oleme alustamas meediakriitika ja Vabariik Meedia ajaloo teist toetuste kogumise kampaaniat, aga enne, kui toetusi küsima hakkan, tahaksin kõikidele toetajatele ja vaatajatele anda väikese ülevaate sellest või siis aruande, mida me seni teinud oleme ja kuhu oleme need saadud eelmised toetused kulutanud. Ja võtame järjest. Esiteks leidsime hetkevajadusteks sobilikud ruumid salvestamiseks, reanimeerisime meediakriitika saate ning saavutasime elutähtsate näitajate stabiliseerimise. See oli siis meie esimene väikene saavutus. Seejärel tagasime vaatajatele vähemalt ühe saate nädalas, tänaseks siis ligi 3 kuu jooksul, mõnel nädalal ka rohkem kui ühe osa. Meediakriitika vaadatavus. Tulenevalt seniste levikanalite asendumisest siis üksnes enda kõhnukese biitsepsiga, millele loota oma uue loodud kanali näol, tänaseks oleme kahekordistanud selle kanali tellijate arvu. Kui alustasime, oli YouTube'i kanalil 1000 tellijat, nüüd siis juba 2000. Seega me ei ole väga palju vaatamisi kaotanud, pigem vastupidi, oleme saavutanud peaaegu sama taseme ja ühe saatega õnnestus siis meil püstitada senine meediakriitika tegutsemisajaloo enam kui 100 saatelise tegutsemisajaloo rekord. See on siis saade, mis rääkis e-valimistest ja selle saate vaatamisi peaks olema hetkeseisuga umbes 19 300. Seda on siis ligi 3000 rohkem kui meie paremuselt teisel saatel, mis on siis enam-vähem aasta vana. Mis veel? Vaagisime ja seedisime tasapisi ideid ka teiste võimalike saateformaatide osas, kuidas edasi areneda, et mitte jääda siis ainult meediakriitika formaadi juurde. Tänaseks oleme hakanud tasapisi katsetama ka välisuudiste eriga ja see on kindlasti üks suund, mida me siis sooviksime edasi arendada. Nii et lisaks meediakriitikale ka välisuudiste kommenteerimine, avamine, mõtestamine ja selgitamine ja seda siis nii välisuudiste kommenteerimise kaudu otse kui vahel ka võib-olla Eesti meedias ilmuvate välisuudiste kritiseerimisega. Sellepärast, et mitte kõik välisuudiste kajastused Eesti meedias ei ole sellised, nagu nad peaksid olema. Olgu siis jutuks kas kompetents aeg-ajalt või nagu sageli, siis ka erapooletus, objektiivsus. Mis veel? Leidsime endale pesa, kuhu soovime aja jooksul meie vajadustele vastava pisikese stuudiopoja ehitada. Ja tänaseks oleme nende ruumide peremehed, kuid vajalik tehnika on meil siis veel nendest ruumidest puudu. Täname igal juhul kõiki vaatajaid, kes seni meiega on olnud ja loomulikult eriti täname kõiki neid, kes on leidnud seni võimaluse meid toetada. Loodame, et olete rahul ka meiega, me pingutame ja anname endast parima, et mitte ainult sellel tasemel püsida, vaid proovime ka edasi areneda nii ka ajakirjanike kui saadetena. Tekib küsimus, mis edasi? Järgmise 3 kuu jooksul sooviksime muutuda oma saadete tootmises iseseisvaks. Seni oleme tootnud saateid nii-öelda ajutise lahendusena, ehk siis oleme salvestanud mitte enda stuudios, vaid leidnud ajutise lahenduse salvestamise jaoks koostööpartneri, kellel oleme tänulikud, kuid loomulikult nii-öelda oma tuba, oma luba ja mis kõige tähtsam siis võõras kohas salvestamine ikkagi kokkuvõttes natukene mõjutab päris erinevaid aspekte ja on oluliselt kallim. Ja oma ruumides salvestamine, miks see meile vajalik on, see annab meile võimaluse mitmeks asjaks. Esiteks, annab võimaluse toota soodsamalt ja kasutada kõikide meie toetajate, teie antud toetusi võimalikult efektiivselt ja kokkuhoidlikult. Teiseks, annab see võimaluse salvestada paindlikumalt ja reageerida saate käsitlustega päevakajalistele teemadele kiiremini. Samuti annab see meile võimaluse muuta saateid päevakajalisemaks, näiteks salvestada lühikese etteteatamisega erinevaid kommentaare, võib-olla üle videosilla ekspertidelt, kes asuvad mujal. Kolmandaks, sõltumatus saadete salvestamisel peaks kokkuvõttes andma võimaluse arendada julgemalt uusi ajakirjandusformaate meediakriitika kõrval. Meediakriitika ei pea tingimata olema ainukene saade, mida me teeme. Meie püüdlus on teha rohkem. Rääkisime juba välisuudistest, loomulikult tahaks teha ka kultuuri, seda enam, et meil on Sveni näol ajakirjanik, kes ilmselt on selle töö jaoks kõige õigem mees Eestis üldse. Ka kultuuri saab käsitleda
nagu Sven ütleb, igavalt, õigemini siis täpselt vastupidi. Mis meil on nüüd eesmärgist puudu või mida meil on selleks vaja, et sellises suunas edasi liikuda? Mis kõige tähtsam, peame soetama salvestustehnikat. See on siis meie kõikide vajaduste süda ja tuum. See annab meile sõltumatuse. Ja enne kõike on jutt 3 kaamerakomplektist. Õnneks täna on tulnud erineva tehnika hinnad kosmosest alla, kui mitte käeulatuse, siis ikkagi mõistlikusse suurusjärku. Ja iga kaamerakomplekti hind eraldi võetuna on umbes 1200–1500 eurot. Seega kõik kokku 3 kaamerakomplekti kokku lähevad maksma jämedas joones umbes 5000 eurot. Nii kutsume kõikide eraisikust toetajate kõrval üles ka julgeid ettevõtteid toetama sihtotstarbeliselt just nimelt kaamerakomplektide ostu ja kõikidele sellistele toetajatele saame vastu pakkuda väikest tänureklaami või tunnustust meie saadetes. Ühtlasi kutsume kõiki meie vaatajaid ja seniseid toetajaid tegema võimaluste kohast annetust, et saaksime saadet edasi toota järgmise 3 kuu jooksul ja ühtlasi arendada siis edasi ka teisi formaate meediakriitika kõrval, jätkata välisuudiste eridega ja võimalusel kaaluda siis veel äkki muid selliseid esialgu eksperimentaalseid võimalusi laiendada meie ajakirjandusalast tegevust. Ja üheks võimaluseks, mida palume kaaluda sellisel juhul, on teha püsiannetus neile, kes peavad seda võimalikuks. Täna paraku on uudisajakirjanduse seis selline, et tõde jääb sageli vasakpoolsetesse tagatubadesse toppama. Valitsuskriitilist hoiakut jääb ajakirjanduses järjest vähemaks. Valitsusmeelne meedia ründab ja tühistab lakkamatult nii konservatiivseid erakondi kui lihtsalt konservatiivseid inimesi ja ajakirjanduslik taotlus on sageli asendunud erinevate manipulatsioonidega, infooperatsioonidega, vasakaktivismi ja muu säärasega. Eluterve isamaalisus ja konservatiivsus on demoniseeritud ja seda nimetatakse parem äärmusluseks. Kõik see ei ole õige. See on peeglite tagune maailm, suits ja viled, mis varjavad sageli küllaltki banaalset trikki. Kui soovid, et keegigi hetkel võimutsevat ajakirjandust aeg-ajalt kritiseeriks ja prooviks kommenteerida nii erinevaid ajakirjandusartikleid kui erinevaid ühiskonna nähtusi sellisel viisil, et seab esiplaanile tõe ja objektiivsuse, vajadusel ka kriitilise vaate, siis palume toeta meid võimaluste kohase annetusega.